Mida kauem oli Space Tourer Sidrunimaal elanud, seda enam sai ta aru, et talle meeldib üle kõige võõraid maid ja teid avastada. Kodus ehk Sidrunimaal on muidugi kõige parem, aga oi, kui põnev on käia uudistamas Lõviriigis, Hobusekülas ja mujal. Kui sa oled kord juba avastajaks loodud, hakkab jahutusvedelik iga uue seikluse peale vemmeldama. Ka niisama on tore ringi paarutada, kuid eriti põnevaks lähevad lood siis, kui reisil on selge eesmärk. Ja see huvi oli ta lühikese ajaga muutnud Sidrunimaa kõige targemaks teenäitajaks. Ühel päeval koputas aga keegi Space Toureri garaaži uksele. Space Tourer lasi garaaži ukse üles ja oli külalist nähes nii üllatunud, et unustas ära oma võimsad kõlarid ning lasi volüüm põhjas kuuldavale sellise tervituse, et see oli ilmselt kuulda Sidrunimaa teise otsa. Sellest Sidrunist, kes seal garaaži uksel seisis, oli Space Tourer küll kuulnud, aga polnud temaga kunagi varem vestelnud. Külaline oli C4 Picasso, tõeline kunstniku hing, kes hoidis tavaliselt pigem omaette ning lävis teistega vähem. Milline ootamatu üllatus, milline au! Kuidas ma saaksin sind aidata? Tervitas Space Tourer rõõmuga. Picasso oli sellisest vastuvõtust silmnähtavalt meelitatud. Ent kohmetus siis ja võttis taas veidi snoobliku kunstniku hingepoosi. Tervist, Space Tourer, sõnas Picasso üsna kõrgilt. Vaata, sa ju tead, et ma ei pöörduks sinu poole, kui mul tõesti praegu teine võimalus oleks. Picasso nõjatus käsipidurile ning asus jutustama. Kindlasti sa tead mu vanaisa, kuulsat kunstniku C4 Grand Picassot. Ma olen talle ikka käinud kaugetelt maadelt põnevaid uusi värve toomas. Nüüd aga on tal värvid otsas ja ta on sellest väga pahurraks muutunud. Mina pean aga homme minema esinema suurele Sidrunimaa võõpamiskonverentsile, kuhu mind esimest korda kutsuti. Mõtlesin, et sina kui rändur saad mind ehk otseteedega aidata, seletas Picasso oma suurt muret. Picasso polnud seletamishoos tähelegi pannud, et Space Tourer oli juba väravast välja kihutanud ning hüüdis lõbusalt. Picasso, kas sa ei tulegi? Meil on ju kiire. Ka Picasso pani kõvema käigu sisse ja kihutas Space Tourerile järele. Neil oli ju tõepoolest kiire. Picasso jaoks kujunes teekond üllatavamaks, kui ta eales arvatagi oleks osanud. Kuigi need paigad, mida kaks seiklejat läbisid, asusid tema kodukoha naabruses, polnud ta paljudesse varem isegi sattunud. Nii mõnigi kord tahtis Picasso seisma jääda, et tulevaseks inspiratsiooni puhanguks mõnd põnevat puud või garaažikest lähemalt uurida. Ent kuna neil oli tuli takus, ei lasknud Space Tourer tal kaua peatuda. Picasso, kas sa siis tõesti tunned Sidrunimaad nii vähe, küsis Space Tourer lõpuks, kui Picasso tahtis juba 10. huvitava disainiga garaaži juures peatust teha. Tead sa, ma olen ju erak. Ma ei käi eriti kuskil ega suhtle eriti teistega, märkis Picasso, kellele Space Tourer kohe osavalt vastas. Äkki oleks aeg end natuke muuta? Kuna Picasso oli nii palju pause soovinud, hakkas kahel seiklejal aeg otsa saama ja nii suruti gaasipedaal põhja. Kas nad ikka jõuavad õigeks ajaks? Õnneks on sidrunid vajaduse korral väga kiired ja kohale jõuti just sulgemise ajaks. Õigupoolest oli poodnik juba kaupluses sulgenud, ent kui ta Space Tourerit nägi, avas selle taas. Space Tourer, milline rõõm! Kell on juba 8 läbi, aga sinu soovi ikka täidan. Tervitas sõbralik poesidrun. Kui Space Tourer soovinimekirja ette luges, vaatas Picasso hämminguga, kuidas poodnik hilineja kõik soovid täitis. Lõpuks olid värvid käes ning aeg tagasi sõita. Tagasiteel oli Picasso väga vaikne ja mõtetesse uppunud. Space Tourer nägi, et kaaslane on kuidagi eemal olev ja päris lõpuks. Mis mureks? No, see poodnik.
ta oli sinu vastu nii sõbralik, kuigi sa tema poodi hilinesid. Minuga pole küll kunagi niimoodi juhtunud, nentis Picasso. Picasso, mina olen Sidrunimaal alles uus, aga olen aru saanud, et kui ise naeratad ja oled maailma vastu sõbralik, naeratab maailm vastu, õpetas noor, kuid üllatavalt elukogenud Space Tourer. Tead, Space Tourer, olen kindel, et sain palju paremaks sidruniks ja paremaks kunstnikuks, tänas Picasso.